30 kevadet koos 3 ja TV3 uudistega on lisaks olulisele sisule ning asjatundlikule meeskonnale olnud alati uuenduslikud ja erilised ka vormilt. 7 uudised oli esimene omataoline formaat Eestis, kus saatejuhte polnud 1, vaid suisa 3. 2 põhiankrut ja 3. lisaks spordi- või äriuudiste tegija. Näiteks Enn Eesmaa, Siri Eesmaa ja Kalev Kruus või siis Ene Veiksaar ja Kristjan Kalkun. Uue sõiduauto soetamine võib järgmisest aastast kuni 60 000 krooni võrra kallineda. 3 on seltskond. Seda peegeldas ka vahepealne 7 uudiste ning TV3 uudiste ankrupaaride aeg. Näiteks Irmeli Karja ja Urmas Liiv. Hetke pärast veel ilmast. Uudistestuudios tänaseks kõik. Kohtumiseni. Või siis Märt Reier, Ene Veiksaare, Siri Eesmaa või Allan Muugiga. Ja räägime sellest täna jälle seetõttu, et üks õnnetus on järjekordselt juhtunud. Täpselt nii ikka jah, sellepärast. Või vaheldumisi eetris olnud Sven Soiver ja Marek Lindmaa koos Siri Eesmaa või Anneli Adermanniga. Enne meie saate algust käis Svengi vaatamas, kuidas Superstaari saatest lood on. Kuidas siis poisid laulsid? Ma käisin seal täna all tegelikult nii vähe, et ma ei kuulnud ühtegi poissi laulmas. Aga alustame Solarise keskusest, kus eile kukkus alla terve kinosaali lagi. Kindlasti mäletame ka seda, kui saate esimest poolt juhtis Mart Mardisalu või Marek Lindmaa ja teises osas lisandus kas Keili Sügiainen või Kadri Pikhoff. Ja muidugi need suvesaated, mis on eetrisse jõudnud nii Välistuudiost Pirital, Paksu Margareeta Tornist ja Maarjamäe lossi hoovist, mullu suvel ka Eesti Kunstiakadeemia terrassilt, Liina Kanarpiku, Liisa Aadussoo, Sander Terrase, Marek Lindmaa, Tarmo Maibergi ja teiste suvesaatejuhtide eestvedamisel. Oh, neid aegu! Aga koos meiega oled ka sina, armas televaataja. 7 uudised igal suveõhtul ikka kell 7.